kui sa juhina vaatad tagasi see 95 kuni praegu 2009, et mis muudatusi organisatsioon on seespoolt läbinud? Või on ta olnud niisugune evolutsiooniline, suhteliselt rahulik areng, ei ole olnud olulisi muutusi? Ta on olnud kuni viimase ajani suhteliselt evolutsiooniline areng, vähemalt minu eelkäija siis viimaste tööpäevadeni. See tulenes tema sellisest juhtimisarusaamadest, ehk siis, et ongi, et Vänto tuleb vaikselt ringi ajada. Tähtis ongi vaikselt, stabiilselt areneda ja see oli tol ajal päris hea. Me ei teinud läbi tollal väga suuri hüppeid ega ka mitte langusi. Näiteks viimase languse ajal, siis Vene kriisi ajal me nagu ei kaotanud sentigi, eks. Jah, 98-99 ei kaotanud. Ei. Samas teiselt poolt see ettevõttega kuni alates algusest peale ei ole ühelgi aastal olnud kahjumis, mis on omaette nähtus, aga see tulenebki nagu sellest nagu filosoofiast ja see nagu kinnitab seda, et me täidame seda ülesannet, mida omanik on meile seadnud. Meie omanik on börsifirma, millesse on investeerinud valdavalt pensionifondid, kelle huvi ongi just see, et nende rahast oleks turvaliselt hoitud ja väärtust oleks loodud pika aja jooksul kogu aeg natukene. Nii et meie jaoks ei ole kunagi olnud eesmärgiks mingi suurte hüpete tegemine, vaid pigem selline evolutsiooniline väärtusloome pika aja jooksul. Siiamaani kehtib see? See kehtib siiamaani, omanik ei ole muutunud ja seda me nagu kogu aeg peame nagu silmas.